Hello rahvas, oleme siis tagasi meil siin garaažis. Eelmine kord me tegutsesime selle suusaboksiga siin ja ma ei saanud seda siia paigaldada, seepärast ma ootasin omal kahte ininappa, mis nüüd on ära tulnud ja tänu selle me saame siis täna omal selle suusaboksi siis nii-öeldud lõpuni teha. Et tegin endale konto Vintedisse, seal vähe hustlesin omal mudeleid ja asju, siis sain endale need kaks ininappa. Need lähevad siia alla siis ja videos siis vaatame, kuidas me kinnitame need selle suusaboksile ja siit edasi siis auto külge. Vahepeal head uudised veel. Viisin sinna Tallinnasse oma sõbra juurde väljad. No ütleme nii, läinud päris nii, nagu ma soovisin. Oleks võinud seal sõbra juures teha, aga ma soovisin saada kroomvärvi ja siis üks Eesti nii-öeldud see, kui öelda siis teeb nii-öelda kroomvärvi ja sain oma Mersu väljad siis nii-öeldud kroomvärvitud pulbervärvitud siis sellised päris head. Ja muidugi vanad väljad, mis meil siin olid Lexus all kunagi, need siis sai siin kohalikus Pärnu kõige paremas detailingus Mergo juures puhtaks, ülihäpi. Et vaatame, kas jäävad ootama uut projektiautot või paiskan müüki, eks näha ole. Nii et yes, hakkame tegutsema. Üks asi veel. Vahepeal jõudis veel, ma enam ei mäleta, kas Lätist või Leedust, jõudis Talve-Peetrile kompale jõudis lahtine differ ka, seepärast selle ta varsti vaja ülevaatusele minna. Aga kui differ kinni keevitatud, siis no good. Et lahtine differ olemas. Vaatame, millal pistaatse tagasi tuleb. Paneme lahtise differi alla. Lähme käime ülevaatusel. Ühe kompaga juba käisime ülevaatusel. Saime ilusti läbi. Et sellega saame teilitada. Et jep. Aga hakkame meisterdama siis siin. Nii. Meil on siis U-klambrid siis. Mul on üks on juba pandud sinna. Ehk siis U-klambriga on see mõte oli, et siis see läheb siit läbi. Siia, põmm, sealt alt kinni ja tšiki-priki ongi valmis, vaata. Ehk siis need märgime siia ära. Puurime siit augud sisse. Kaugus ära vaatama. Nii. Aha. Kaugus ära märgitud. Põmm. Hakkame aga laskma. On see nüüd väiksemaadi ära.
ma loodan, et hääl väga kõva ei ole. Sai väike, ma ei teagi, kummas otsas see nüüd on, väike maik ka soetatud, et oleks heli vähe parem. Et vaatame siis videos, kasutan uut programmi, kuna kõik eelmised videod on mingi formaat on mingi takoi, no sellised ainult telekast vaatad. TikTokid, asjad, okei. Väga ülejäänud täielik bullshit. Nii et jah. Ja siis lähevad siit sisse. Teiselt poolt kinni. Nii. Vaja see nüüd ümber pöörata. Okei. Nii. Midagi jalgal. Vaatame siit selle papi. Nii, see meil tuleb siia alla. See tuleb meil läbi. Seibid vaja veel võtta. Vahele panna seibid ka. Siit seal. Nii. Aga mul oli ainult 2 ininapa jooks oli mul nii-öelda seda hardware'i. Siis me peame korraks käima poes ära ja ostma neid U-klambreid juurde, 2 tükki. Seibe 4 tükki ja siis saame selle poole ka ära teha. Nii, pärast vähe peale vähenama ja poes ära käima. Siit siis väänab selle kinni. Jep. Nii et poodi siis tooma materjali juurde. No, praegu peab siis sellisegi sõitma. Nii et let's go, toome materjali. Kuidas meil siis poes läks? Jamasti. Esmaspäevast reedeni 8-5 on see pood lahti. Ka raudad ja ma ei tea, mis asjad, no nendes seda ei ole. Portlandis on, ehk siis me peame ootama järgmise nädalani. Aga ei ole hullu. Paneme selle kinni. Proovime selle ühega, ta kindlasti jääb vähe kõikuma, aga suures pildis me näeme ära ikkagist, milline see lõppfaas on.
see on nagu hea. Oleks hea, kui tegelikult saaks välja ajada, teha vähe mingid kõrged pildid, särgid, värgid, oleks päris nice. Aga kuna autol on aku tühi ja ma mõtlen, kus kohas ma aku laadija on, et akule vähe vurtsu anda juurde, siis peaks sellega tegelema. Nii et yes, et proovime. Nii, ta on nüüd küljes. Ütleme nii, et vaja vähe peale keerata. Siis see üks, kuna see pood on kinni, siis meil läheb seda klambreid vaja, et me saame teise ininappa ka siia alla panna. See teine ininapp oleks meil siia. Niimoodi. Ja see hoiaks seda stabiilselt siin kinni. Jumala... Ainuke asi, mis mulle meeldiks see, kui see avaneks siit poolt. Praegu on see jama, et ta avaneb meil siit poolt. Nii et, no ma ei tea. Võiks teiselt poolt avaneda ju. Siit poolt, noh. Aga ei ole hullu. Sobib ka nii. Ega sinna sisse ju midagi mahu. Ega ma otseselt vist ei hakka sellega sõitma, et siin katuse peal on. Sest et reaalselt me ei tea, kui kõvasti need ininapad kinni võtavad. Tegelikult üks ininapp peaks võtma, mis ta meil on nüüd, 200 või 300 kilo tõmbejõudu. Tegelikult sellest peaks piisama. 3 tükki, 6 sotti. Jah. Et selline ta on. Kahjuks mul ei ole võtmeid kaasas. Tahtsin ju seda käima panna. Aga võtmed on kodus. Ja ma viitsin ainult võtmete järgi ka nüüd minna. Kuigi oleks hea. Peaks käima, sõidaks välja. Teeks mingid pildid. Oleks ju vahva. Aga seniks ma arvan, et järgmise videoni siis. Vaatame, tegelikult ma olen lubanud mingi mota videod ka. Aga nende mota videodega pole oma mingi seda Insta360 kaamerat nagu nii põhjalikult uurinud. Et kuidas ma neid saan, kuna telefonil kogu aeg saab mälu täis ja ta ei taha neid videosi nagu ümber liigutada. Nii et jah, jama sellega. Nagu te eelmiste videodest olete ka näinud, nagu need mu videod mul on. Sellised väiksed. Tahaks nagu suurt, noh. Et aega läheb. Eks me õpime iga päevad. Ja jah. Eks me siis näeme järgmine video. Peace.